No nii, alustame oma talvedrifti seiklusi taas kord ja kõik seiklused saavad alguse ikka nagu tavaliselt terminali tanklast. Lähme võtame kohvi, pirrukad, Karel ei joo kohvi, kakao. Harjunud oled öelma kohvi, aga tegelikult joona kakaod, lihapirrukad ja sõidame Võhu poole. Oleme Võhule kohale jõudnud, tehniline mees, näed, jalutab ära, vaadati üle, et aku on kinni, turvavöö töötab, iste ei logise, siuksed basic asjad, suuri õlilekkeid ei ole ja nüüd saame minna rajale, kõik lähevad rajale juba, rada on ekstra libe, kes mäletab, et Peeter Võsaga käisime siin paugutamas, siis sarnased olud niimoodi, et nael peab täna heal olema, aga Karelil on vanad naelad, ta ei ole raatsinud uusi osta. Nii et vaatame, kuidas sellega siis läheb ja kas see auto on erinev siis oranžist või mitte. Ja rääkides veel Võhu ajaloost, siis ma olen lõhkunud siin päris palju automootorid ära. Noh, ühe korra läks S4-l hooratas, siis on oranžil läksid saaled siin, jooks kotti. Nii et ei ole nagu kõige parem see värk olnud mul siin. Ja nagu te eelmisest episoodist ja võistlusvideost nägite, siis see õlifilter oli natuke siukest kahtlast mödi täis. Aga ütleme, et seda oli vähe ja ma ei karda. Ja nüüd ongi peale seda võistlust. Me teeme sama asja, et me võtame selle mootori õlipõhja ja filtri lahti, vaatame, mis seal sees on. Aga nüüd kõik läksid line-upi ja ma olen viimane. Noh, selles mõttes on hästi. Mul on aega sättida kaameraid ja asju paika, nii et alustame trennidega ja võistlus nii-öelda paarid tulevad loosiga, nagu ikka. Et siis saab kiiremini selle ürituse läbi, pea nii palju passima, et saab rohkem sõita ja trenne teha. No nii, kui teil ka keset drifti nüüd mootori tuli põlema läheb, siis on vaja uurida ja investigeitida, milles on probleem. Selle jaoks on hea asi olemas nagu OBD11. Saate soetada endale siukse väikse tongli ja siis saate oma nutitelefoniga selle ära ühendada ja siis te saate ise läbi telefoni teha diagnostikat. Mootori veakoode saab sellega lugeda siis põhimõtteliselt kõigil autodel, millel on OBD2 pesa olemas ja ta toetab seda OBD2 protokolli, et see on mootori veakoodide jaoks. Võimekas on ta sellegi poolest veel teiste automarkide mudelitega ka, kus saab teha spetsialfunktsioone, adaptsioone, servist nullida ja avada igasuguseid salamenüüsid ja põhimõtteliselt teha ise
adaptsioone, et avada mingisuguseid asju, mis on teie auto tehasest peale pandud, aga olenevalt varustusastmest need pole avatud. Nii et väga kasulik asi. See toetab siis teatud automarke oma selle suure võimekusega. Minge kodulehele, kindlasti vaadake mudeli ja margi põhiselt välja, mida te oma autol teha saate, palju te teha saate ja nii edasi. Et seal on ilusti kõik margid, mudelid, loetelud olemas iga auto kohta ja saategi näha, mis see teha annab. Nii et me oleme igast asju sellega teinud ka, mootorikoode, veakoode lugenud, suunatule nii-öelda tiksumist mitu korda ta plõksuga näitab, turvavööde piuksumist ära panna, kui ukse lahti teed, osadel autodel saab selle piuksumis ära võtta, tulesid muuta, follow home ja igasugused asju, niimoodi, et kõik ei jõuagi siin ette lugeda. Minge OBD11 kodulehele, vaadake kõik ise järgi, kasutage Vampirio sooduskoodi ja saate selle dongli endale natukenegi soodsamalt soetada. Nii et Karel driftib nüüd edasi siis. Niimoodi, jah? No, loosi õnn poisid. 15. Härms. Õudne. Õudne loos või? See võib tähendada nii mõndagi. Loosime vastaseid, trennid on poole peal. Loos 18. Nii. 18, sinu stardikoht on 8. 2 euri, iga loos võidab. Mis nüüd saab siis? Kelle sõid? Nende numbrit järgi ma pean puuga. See ei tea või? Kohe ei saagi? 22. Kohe ei saagi teada või? Kurat, juba lootsin, ma kohe teada. Ma mõtlesin ka, et kohe saab teada. Kas läheb poodi või koju ja sauna ja koju või mitte. Ei. Ma ei saanud Red Bulli enam, mis nüüd saan. Võta. Yes. Noko ja vitamiin veel palju parem. Tuleme annad auto. Karel, võta ka enda. Annadki niimoodi. Oota, ma võtan loosi. Nii, mis nüüd saab? No ma aitan. Anna, kas ma võtsin selle mõmmikkaru või? Nagu tsirkusest, iga loos võidab Bayran. Järele said, ei korvpalli. Nii, 30. Nii, mis see tähendab? Sinu stardipositsioon on 30. Issand jumal, ma pean nii kaua ootama. Osad saavad Bayrani, osadel on 64. Kuidas rada on siis? Imelik. Autod on kiired või? Paneks Sunfuli alla ja läks käelasse. Nii hull või? On 20 kilti tunnist. Igav on ikka. No lähme vaatame, teeme trenni edasi. Teeme edasi. Trennid on tehtud, loosid on ka tehtud, osalejaid on natuke üle 35 või midagi. Selles mõttes, et loosidega tuli ka niimoodi teha, et on top 64 ja mina sain oma vastaseks siis Lauri Viljandist, kuldne BMW on seal. Ja me olemegi top 64, on 3 paari, saame kohe sõidud ära teha. Kas Karel peab pikalt ootama siin või mitte, eks me näe. Ja eelmisest korrast siis on autot ka natuke näpitud, sädistatud, et
tegin väiksed muudatused siin, midagi suurt ei teinud ja muutsin ainult ühte asja. Ja seadistada tulebki nii, et muudad ühe asja kaupa ja proovid, sellepärast kui sa muudad liiga palju asju, siis sa ei tea, mida töötas ja mis tegi. Rehvi rõhk on täna meil suhteliselt madal ja ma avastasin veel siukse triki, et ma olin ikkagi aeglane, ma ei saanud teisi kätte, siis ma hakkasin sõitma esimese käiguga. See on küll automootorile suht piinamine niimoodi, et ta istub seal väga piiraja lähedal ja siis on see rattakiirus siuke maasikas, et ma suudan jälitada ja kui ta piirajasse läheb, siis ta hakkab nagu hüppama edasi, mis on nagu päris huvitav. See, kui ma teise käiguga sõidan, siis on rattakiirust nii palju, et ma üritasin siin flippi teha põhjagaasiga, siis põhimõtteliselt läks üle ikkagi, et läheb alt ära. Ehk Nissanil on need käigud nii pikad, et tegelikult peaks ülekandega mängima, et saada teise käiguga sõita. Lihtsalt seal piirajas elamine, te teate küll, et see võib veekuule natuke kõrvasti lõppeda, kuigi ülisurved ja näitajad olid korras kõik. Nii, aga ega mul siin pikka loba ei olegi. Paneme siis valmis, sellepärast, et esimesed top 64 mehed peavad varsti line-upi minema. No mul vastane sörgib seal. Kes võidab? Sina? Autosport võidab hoopis. Nii et vaatame siis, kuidas meil läheb. Sõitsin maha selle pärast ilmselt. Eest sõitis.
Siukse istme peal sõidetakse ja võidetakse võistlusi või? Mis sa ütlesid, auto on Türgist või? Kebaabi lõhn on sees veel või? Jah. Karel teeb Kareli asju jälle, pani kohtunike ees, kus on kõige paremini näha klippi, pani saba sisse. Nissan on ka ikka pikk auto. Lennutasin selle korbikuga koonusega kohtunikke ja sain karistada, selle eessõit oli 0 mul. Jälitus oli päris hea, ma istusin ilusti ukses, aga seal läks nagu pahasti jälle. Aga ma ei tea, kas see otsus on üldse teada või? Jaa, sina võitsid. Okei. Nii et palju õnne siis Laurile, Karel on jällegi talvedriftil väga hästi ennast esindanud, top 64. Aga võit jäi suguvõssa. Suguvõssa, jah. No võt, kuule, ma ei tea, kas siit üldse täit episoodi teabki, et ma pean nüüd häbiga oma asjad kokku pakkima ja minema, et sõita ei saa, ega ma vaadata ka ei viitsi. Aga nüüd siis poodiumini, Rais. Jah. Ma tahan ikkagi võitjale kaotada. Kes mul järgmine vastane? Ma ei tea. No näed, siis vai värki. Sõidan mina Tallinna poole tagasi, leidsin mingisuguse raja siit tee äärest. Mehed annavad kuuma. Bemme on, nelikuid on ja noh, kui talvedrifti võistlustel sõita ei oska, siis tuleb trenni teha. Ja ega ma võtangi siis auto maha ja tõmban siin ka ühe, mina ei tea, 20-30 minutit sessiooni ja siis lähme tšekime õlifiltrit, teeme talle koormustesti ka, et mul on rehvirõdu madal praegu ja nii edasi. Nii et vaatame, GoPro peaks ikka aku olema, proovime peale ja laseme ketsi siis kohalike meestega või ma ei tea, mis meestega. Äkki on kaugelt nurga mehi ka? No nii, siin ka testid tehtud. Karel sai ikkagi jälle lõhkuda autot natuke siin põlluraja peal. Tuli paika, stange lahti, näed, porgi, hästi palju porgi, sellepärast mulda väljas. Ja mul hakkas ikkagi suur masendus tekkima, et kohalikud poisid oma BMW-dega sõidavad eest ära ja siin Fordidega, et mis toimub, kas see Nissan on tõesti siuke küpsis või? Aga käisin vaatama, neil on X-Size Nortid taga. Ja mul on ees need ja siin on mul Linglong taga, et see refi vahe on ikka meeletu. Ja ei jõua järgi, sõida rinkast kui tahad, ei jõua järgi, ei saa driftida. No driftisuunitusega see rada nagunii ei ole, et on natuke liiga hüplik ja auke täis, aga lõbus oli sellegi poolest. Sai autot koormatud jälle niimoodi, et trenn kulus ära, aga oleks tantsupartnereid rohkem vaja samadel tingimustel, siis oleks parem, et ma oleks pidanud rattad ära vahetama, aga ma ei viitsi külmetada täna, et varsti läheb pimedaks ka juba. Et tõmbame siit otsad kokku ja lähme piilume nüüd selle õlifiltri sisse.
Kuule poisid, visake tööriistad käest ära, aitab ehitamisest. Ei ole mõtet. Ei tule välja see drifti värk. See on juba sinu mure. Mis on sinu mure? Pole mõtet ehitada ju. Paneme autotiirerisse ülesse kõik nagu poolikud projektid kunagi jõuavad igale poole. Motivatsioon sai otsa, raha sai otsa, tegelikult ei oska, kõik läbi. Kuule, aga kuue lõpus oli ju raha, et ega sina sõidagi auto sõidab me tegelikult. Et järelikult ongi vaja neist sõitit, jah? Et läheb korgemise rooli panema. Auto ma valmistada, sõidab karikaid. No selge, minu töö on siin tehtud. Otsime siis uut juhti, ma lähen siis nutan patti seal nurga tagana. Vaata, mul tuli meelde, et meil siin taustal on see staarsõitja ka ju. Äkki paneks tema rooli, äkki ta tuleb paremini välja kui minul siis või? Mul need JDM asjad ei meeldi. Aga BMW-ga hakkama ei saa. Isegi kui tasuta pakutakse, isegi siis ei sobi või? Ma lõun ära siin. No, mis sul vara on? Paneme sul korteri, kassi, autod, naise, mis me kõik patti paneme? 1,5 BMW-d. Selle eest tõesti vist ei saa ühtegi etappi sõita selle raha eest. Väga raske juhus. Nii on, aga ma sain kohe meistri jälle ja kohe sain kotti ka. Jälle meister või? Jälle meister. See meister pole aastaid sõitnudki, ta ei ole enam meister. Kunagi ta oli pro-meister, nii et vahet ei ole. Põe, ma olen meister, ma sain ka täiesti tavaliste Viljandi meeste käest peksa näiski. Kui sa oleks Kareliga sõitnud ja võitnud, siis oleks öelnud, et ma võitsin meistri. Siis tal oleks siin nina püsti käiksin, aga siis me ei laseks teda siia garaaži ka muidugi. Aga kui nad mõlemad kaotsite, siis järgmine mul on, et saate kakku, siis vähemalt üks saab edasi. Kuule, mida sa üldse targutad? Miks sa üldse koha peal ei olnud? Sander läks eelmine talvetrist mu BMW ära, ma ei saanud tulla. Mina ei teinud mitte midagi, tema sõitis summuti puruks, taga tule puruks, taga stange puruks. Ma pidin maale minema ja ühte teist projekti ära viima poole tee peale, või mitte poole tee peale, aga see teine projekt läks katki ja siis on kõik on katki ühesõnaga. Ja nüüd ma olen siin lihtsalt, ei tulnud talvetriftile ka. No võt, sellised lood siis. Aga ma nägin, kui hea emotsiooniga te sealt tagasi tulite, nii et ma nagu väga ei kahetse. Äkki sa oleks võitnud siis, kui kõik peksa saavad? Äkki ma oleks mina võitnud Martini autoga siis. Hakkab pihta. Mul on see talvetrihti võidukarikas olemas, ma ei pea iga kord käima. Kurat, ma pean vingutama selle nimel ikka kõvasti, vaatame, mis ülekanne selle Nissanil on. Ja olen teinud täpselt samasuguse protseduuri nagu eelmine kord. Filtri lahti võtnud ja vaadanud siia sisse. Nüüd saab lugeda seda nagu raamatut siit. Näed, hakkad minema siit liite kohast, siis tead, et see on algus ja loed kõik leheküljed läbi. Vaatad, kas siin vahel on mingit huvitavat üllatust. Näed, siin on üks väike tükikene alumiiniumit, ma ütlen, et on see visuaalselt. See võib sellest olla, et me seda mootorit puurisime ja Karel ilusti ei puhastanud seda plokki kõike ära. Nüüd see ujub seal igal pool ringi ja see ladestub siia filtrisse. Aga võrreldes esimese korraga on nagu tulemus üllatavalt hea ja puhas. Et siin ei ole nagu seda mustust nii palju kui eelmine kord. Näed, ikka ühe kullatükki leidsin ka. Aga see võib ka eelmisest korrast olla. Ma ei tea, kas siit on näha, aga seal on üks väike tükike. Maailma lõpus otto vaatame. Äkki me leiame veel midagi kuskilgi. No igal juhul, arvestades kõiki neid asjaolusid, mis koormust testima selle autole tegin, põhjagaasiga sõita esimese käiguga. See näitab, et kui ta nüüd õhku ei lendanud peale siis 3. või 4. raja peal käimist, ütleme nii, teate, siis on lootus, et ta püsib kaua koos. Ja me saame talve üle elada ja see on hea vundament minna sinna kompressorite teed kunagi, võib-olla kui me jõuame, et 2 tükki siia peale panna ja siis teha selle mootoriga mingit pulli. Nii et sellised uudised. Aga nüüd ma ise mõtlen jällegi, kurat, mõned tükid on, kas peaks ikkagi siis nagu igat peale võistlust praegu nüüd õlivahetuse tegema jälle või? Golf õliriiulis on, ust partsist seda saab vampiira sooduskoodiga ja tegelikult ma arvan, et odavam on õli vahetada kui saalesid. Niimoodi, et see ongi see õhtu siin top tipp jälle, et odavam on õli vahetada kui saalesid. Ja ma pean ära vaatama, mis differ seal all on. Sellepärast, et see esimese käiguga oli jumala hea sõita, aga tegelikult mul olekski ülekandeid veel vaja üles poole. Kuidas saab kontrollida, mis ülekandega differ on? Internetis on õpetusvideosid nende kohta palju, kunagi otsisin ka ja ei saanud sellest aru. Karel teeb ka siia väikse seletuse tutoriali. Kardaani peale on vaja teha ja siia diffri korpsu peale valged täpid ja siis hakkad keerutama seda ja külje peale on ka vaja teha täpp ja siis me saame teada, mis ülekande on.
kui teil on lahtine differ, siis käib üks ratas ringi, siis te peate koos rattaid keerama. Aga kui see on kempi differ, siis need rattad juba liiguvad koos, sellepärast et siin on need satelliidid kinni keevitatud. Ehk nüüd tuleb hakata keerutama. Mitu ringi teeb kardaan? Nii. Nii, näete, siit tuli üks nüüd. Üks ring ja see täpp ei ole veel kuskilgi näha. Keerame edasi. See tähendab, et meil on üks juba olemas. Nii, 2 ringi. Ja see täpp ikka ei tule veel. Nii. Nüüd on 3. ring. Hakkab täis saama. Nii, 3 sai täis. Ja nüüd te näete, et see täpp hakkab siia tagasi jõudma. Nii. Nüüd, kui te siia kohakuti jõuab, siis ongi vaja nüüd mõelda nagu, et see on 360 kraadi. Ja te saate kraadid nagu ära mõõta visuaalselt, siis te saate teada, mis differ see on. Ehk 3, nii ma keeran ta nüüd siit paika täpselt. Nii, veopillid on teinud nüüd 1 tiiru. Ja kus see värk läks meil? Ta läks siit sinna. Ehk see on 3, ma arvan, et see on 3 ikkagi. Kui ta oleks täitsa üles läinud, siis ta oleks 3,5. Ja kui ta siia uuesti tagasi tuleks, siis ta oleks niimoodi, oleks 3,7. Ehk see ongi 3,3. Ma eeldan. Üli keeruline lugeda, aga nisseritel on see ka, kui võtad korpuse tagant lahti, siis seal on pinjon või selle suure hammasratta peal on kirjas. Nii et vestigeid ja edasi, aga ma arvan, et see on 3,3. See tähendabki, et sellega kehva sõita teise käiguga. Tegelikult tuleks vaja 3,5 ja 3,7. Mul on seal rivi diffreid ootamas, nii et küll me sealt midagi leiame endale.